tšau, poja, kus me oleme? Kus sa oled nüüd omadega? Me oleme Tallinnas. Me oleme nüüd ujuma. Ma mõtlesin tegelikult, et ma videot ei tee, aga samas nagu kui ma kaamera kaasa võtsin, siis võib ju nagu filmida ka või mis? Näe, ämm on. Me ämmaga saame vahepeal läbi. Ja vahepeal saame arva läbi. Ja te küsite, kus Camilla on? Camillaga sa tuled välja ka või? Lähme ujuma, sulla-mulla. Sulla-mulla. Sa tead, mis see tähendab? Kraanikauss on ja vann. Vetsupott ja... Kas vesi ka läheb peale või? Kuidas täna? Me oleme Meritoni hotellis. Ma olen siin nüüd 3. korda. Siin on täiega hea. Ma ei tea. Vajutad. Nii jah. Kuidas? Taha proovida. Ei taha proovida, aitäh. Kus me oleme? Tšau! No. Meid saadeti kuskile hotelli teise otsa. Ilmselt, et lastega siis, et teised ei kuule karjumist. Aga ei ole hullu, arusaadav. Ise ka ei tahaks vist, on ju. Nii, mis sul on siin? Meil on salatit. Ma võtsin meile salatit. 2 tükki. Siis on Rovenile pastasalat. Pannkoogid. Ja kus on see? Meil on... Ahaa! Õppadi! Mis te teete? Ja läks! Õppadi! Ja! See peab magama. Ei jäänud. Me pidime minema venna juurde alguses, aga venna unustas ära, et me pidime külla minema. Mis asi see? Appi. Peaks nagu ennast vaatama ka enne, kui spaast välja tuled, eks ole? Ei taha. Ja siis me tulime Ülemistesse, sellepärast meil on nii palju aega. Ja ma üritasin ka Millat ka tudule saada, aga ma ei saanud seega kohustuslik väljasõit ja Milla nüüd magab ja siis me tulime siia mängumaale. Siin me oleme. Mis see keeleki? Nii! Oh! 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 Hallo! Kes ärkas? Jaa! Tšau, me oleme trikoo väga ilus on ju. Minu trikoo ripub seal väga nunju. Me oleme tagasi hotellis, me käisime seal lastenurgas, me saime mu vennaga korra kokku, ma andsin talle asjad ära ja nüüd me naudime, ma näitan. Nii, siin on esimesed nautlejad meil. Jaa, vaadake seda nautijat. Ai, sul on oma snäkinurk siin. Nii. Ikka tahan ka. Aitäh. Aitäh. Nii ja. Tere hommikust, me läheme sööma. Tere. Jaa. Nii, meigi saime tehtud. Ja siis me ootame oma järjekorda, et me saaks pildistama. Roven on ka kuskil. Ja Camilla on õues veel tudub. Ülle vaatab teda. Seega jah, siin on juba mingid tooted väljas, mida me pildistame. Nii, meil on tehtud, aga mu jalad on jumala läbimärjad. Lihtsalt. Ja siin on nii vesine. Seega vahetame need ära ja siis saame kodu poole hakata minema. Ja uneaeg on meil juba.
Lätu läheb jalga. Roven, kas sulle meeldis või? Jah. Oli vahva ju. Jah. Let's go home. Ei saa pihta. Ei saa pihta. Siin me nüüd siis oleme. Proua hakkas karjuma. Tema tahab tissi. Jah, aga nüüd ei taha enam, kui ma ta välja võtsin. Ja siis üks orav on seal taga, see magab juba. Ja meie oleme nüüd siin. Mis me oleme 5 minutit sõitnud. Nii, aga proua tahab mängida. Tema ei taha oma turvatoolis olla. Ja, eks ole. Ja, me oleme kodus. Ja üks solvus, et peab magama minema. Jah, igastahes ma olen nüüd kodus. Camillal on suu küpsist täis, sellepärast et ta oli terve selle Viljandi Tartu tee üleval, siis ma pidin talle küpsist sisse söötma, et ta ei karjuks. Aga ma räägin kõigest lähemalt hommikul, sellepärast et mul on vaja need põngerjad magama panna. Kell on 9 läbi 16 mintsa seega ja läheb kiireks, et ma hea meelega jutustaksin, aga mul on natukene praegu asjaajamisi teha. Tere hommikust kõigile, nüüd on uus päev. Roven on lasteaias, Camilla magab rõdu peal, seega ma saan teiega sinuga rahulikult rääkida. Võib-olla ma peaks oma juuksed samal ajal korda tegema. Panin natukene meiki ka peale, sellepärast et ma sõin väga palju šokolaadi Tallinnasse mineku ajal ja mul nägu lihtsalt megapunne täis. Seega olukord on selline. Mul on väga palju staffi, mida ma tahan sinuga jagada. Kust ma alustan? Ma mõtlesin kõik oma peas välja, aga nüüd see on kustutatud. Ja mul on haugi aju reaalselt. Alustame. Eks ole, mis eile juhtus siis? Mis eile juhtus? Nii. Enne kui ma Tallinnasse läksin, siis tankisin auto täis, Kaspar tankis, et ma ei peaks tankima, et ma jooksin ilusti Tartusse. Tallinnast tagasi tulles ma panin siis ämma kodus Viljandis maha, hakkasin Tartusse sõitma ja vaatasin, et natukene jääb ikkagi küttest puudu, kuna ma ilmselt vahepeal kihutasin. Ja panin siis 10 eest kütust juurde, eks ole? Asi on nüüd selles, et see on Kaspari auto ja ma ei ole sellega niimoodi sõitnud ja ma ei ole seda tankinud ka. See on siis gaasiauto ja gaasi me praegu ei kasuta, sellepärast see ei tööta ja siis ma ei ole seda tankinud. Ja ma tegin selle kütusepaagi lahti ja ma otsisin sealt, et kas sinna läheb diisel või läheb bensiin, on ju. Ja ma nagu oma peas nagu mõtlesin, et ma ei ole nagu kunagi siia nagu bensiini pannud, et ilmselt läheb siis diisel, sealt luugi pealt ma nagu ka midagi ei näinud, seega ma tankisin 10 eest sinna diislit sisse. Samal ajal muidugi Camilla mul autos nuttis, terve Tallinna tee ta nuttis, et jumal tänatud, et ämm oli mul kaasas, et natukenegi seda last rahustas ja Camilla oli väga rahutu eile, väga vähe magas, no uued inimesed käimist väga palju uues kohas hotellis magasime ka, et arusaadav. Ja siis hakkan Tartu poole tagasi sõitma, sain lapse nagu magama, värki-särki ja siis hakkan gaasi panema, siis tunnen nagu ees nagu kapoti all nagu midagi, nagu mingi rihm oleks lahti, nagu teeb sellist häält. Kui ma natukene gaasi panin ja kiirus üle 70 läks, siis hakkas nagu suht kõvasti kolisema ja siis ma võtsin nagu kiirust alla jälle. Siis ma nagu helistasin Kasparile, et Kaspar, kuule, et kui ma gaasi vajutan, et siis auto teeb mingit imelikku häält nagu kapoti all. Kus mu telefon on? Kus mu telefon on? Ma toon telefoni. No vaata, tule vaikselt kohale. Jalaga võid rattaid ka lüüa, aga need lahti ometi ei ole. Eks? Ma vaatasin auto alla ka, siis äkki jäi midagi auto alla, kuna ma peatusin korra, andsin Camillale jälle süüa. Siis ma vaatasin, et kas auto alla mingi oks on jäänud või mis iganes, äkki kuskile lumehunnikusse sõitnud, midagi on lahti tulnud. Ei olnud mitte midagi. Tunnetame, aga ma niimoodi ei oska mitte midagi öelda. No vaata, tule vaikselt siis. Eks ma... Ja siis mina. Diisel läheb ikka sisse või? Ma panin kütust juurde. Kaspar kirjutab, appi, bensiin läheb. Mul on nagu ok. Siis kirjutab, et
nojah, mis seal ikka, 1000 eurot remonti. Ma ütlesin ja diislit panin. Siis Kaspar kirjutab, noh, suretab välja ilmselt. Jah, et siis ma jäin nagu tee äärde seisma ja värk ja siis rääkisin nagu Kaspariga ja siis tellisin endale Bolti järgi ja läksin ämma juurde tagasi. Ühesõnaga, ma tankisin bensiiniautosse diislit. See tundub väga naljakas praegu, aga sellel hetkel tõesti ma tahtsin lihtsalt nutta. Aga kuna mul oli üks laps taga, teine ees, kes õnneks magas, siis nutmiseks ei olnud aega. Aga see oli reaalselt mu elu kõige suurem blondiini hetk, mis just eile juhtus. Taksojuht ka küsis, no mis siis juhtus? Ma ei tahtnud talle isegi öelda, aga jah. Et jah, ma panin bensiiniautosse diislit. Ma poleks seda arvanud, aga ilmselt mul ei ole enam kübetki mõistust alles. Ma olin lihtsalt tõesti nii väsinud, ma ei osanud nagu enda kaitseks nagu midagi öelda. Kui ma seal tankisin, siis ma veel mõtlesin, et ma peaks Kasparile igaks juhuks helistama, aga kuna Camilla mul samal ajal nagu autos nuttis, siis reaalselt siukseks asjaks ei olnud mul ilmselt aega, sest ta lihtsalt nagu röökis, et ma pidin hästi kiiresti tankima. Ma lihtsalt tahtsin teda magama, kuna ta ei olnud maganud üldse. Täna hommikul siis Kaspar viis kohe remonti auto ja siis ongi nagu suht, et okei, 1000 eurot, mis seal ikka, et ilmselt jääb meil reis ära. Aga Kasparil head remondimehed tuttavad ja õnneks sai niimoodi, et see auto on suht nagu uus, et seal on mingi selline teema, et see diisel ei läinud sinna bensiinipaaki sisse, seal on mingid eraldi kambrid, mis iganes, mis takistasid selle mineku sinna sisse, seega see diisel võeti välja ja kõik sai korda. Nagu mingid asjad pidi seal vahetama, et kokkuvõttes ma maksin 100 eurot ja auto sai nagu korda ja auto sõidab nagu. Aitäh! Väga tore oli Tallinnas käia, ma käisin seal ühe koostöö raames, eks ole. Ma koha peale ei hakanud filmima, selles suhtes seal oli päris palju rahvast ja no ma ei taha võõraid niimoodi filmida, võib-olla nad ei taha ka. Aga ütleme niimoodi, et ma päris tükk aega ei taha enam kuskile minna. Camilla on natuke suurem ka praegu 7-kuune, et tundub, et temaga on natukene raskem reisida ka, et kui ta magama ei jää, siis on üpriski keeruline, et mul peaks kindlasti keegi kaasas olema igaks juhuks, et ja ega kergemaks praegu ei lähe, et ilmselt ka millal nüüd mingi aeg hakkab see auto turvatooli streik tulema, ta saab päris hästi nagu aru, et juba eile, kui ma teda panin sinna turvatooli, siis ta lihtsalt hakkas undama, ta tahab sealt välja, ta tahab mängida, mis iganes, kui ta lund ei ole, eks ole. Aga loodame, et suve poole nagu vaibub see teema või läheb hullemaks, sest nagu tahaks ikkagi reisida Pärnusse, Saaremaale, mis iganes, eks näis. Ma tahtsin oma kulmudest rääkida. Ma olen pikemat aega nüüd mõelnud, et ma tahan oma kulmud ära tatoveerida. Seda kulmud, mida täitsa ma ei oska rääkida. Andke andeks tõesti, kui sa mu kanalit vaatad ja siit ühtegi tarka infot ei saa, siis sa oled õiges kohas. Kui sa oled samasugune kalaju nagu mina, siis tšau. Ma tahan oma mikrobleeding, kulmude tatoveerimine, püsimeik. Ma tahan püsimeiki kulmudele teha ja Tartus on üks väga hea tegija Kelly Pendelani. Ma ei tea, kas ma ütlen seda üle. Õieti, tegelikult, mis mu ajuga viga on. Aga ma tahan tema juurde minna kulme püsimeigiga tegema, seepärast, et ma ei oska oma kulme teha. Need on minu jaoks liiga peenikesed ja nii raske on nagu seda õiget kuju saada ja tema teeb väga-väga ilusti just sellise kuju, nagu mis mulle ka meeldiks. Kuna ma praegu imetan, siis ma praegu ei lähe, sest kui ma Rovenit imetasin, siis ma käisin ka tegemas ja kõik kulus maha, mitte midagi ei jäänud peale, sest rasedusega on nagu siuke teine teema. Mis mul veel plaanis on? Siis on plaanis mul kindlasti minna, kui ma imetamise lõpetan, et ma tahan natukene huuli suurendada. Ma teatud aja tagant olen alati käinud, kui te teate, ma olen neid videosid ka teinud. Nüüd ma ei ole väga kaua käinud, kuna rase, mis iganes. Ja natukene tahaks siukest volüümi juurde. Siis kindlasti need silmonurgad ma olen tavaliselt lasknud ära teha. Otsa eest võib-olla laseks ka. Ja ma olen aru saanud, et mul on vaja minna näohooldusesse. Mul on näonahk
vajaks natuke sihukest elu tagasi, et see olukord on nagu suht jubedaks läinud, et sünnitamine, värki-särki, šokolaadi söömine, esmatähtis, mida tuleks vältida, aga ei suuda. Nii, teine asi tuli meelde. Mul oleks vaja trenni teha. Ma pole kunagi vist nii palju kaalunud, kui ma praegu kaalun, kui sind huvitab, siis viimane kord ma kaalusin mingi 61,2 kilo. Tavaliselt ma kaalun mingi 54. No mitte tavaliselt, aga enne sünnitusi. Et see oleks nagu siuke normaalkaal, mida ma tahaksin. Seega ja, ma peaks käsile võtma, aga ma lihtsalt ei suuda. Jah, selline ma näen välja praegu. Ma võin külje pealt näidata ka. Siuke kõht on mul ees. Ma praegu üritan natuke sees hoida. Ja see oli minu aus ülestunnistus. Et ja, ma praegu viimased kuu aega olen mõelnud kogu aeg, et Camilla läheb rõdu peale magama, siis ma teen mingit trenni, aga ma ei viitsi. Ja praegu ma tulime reisilt, on ju, reisilt Tallinnast, eks ole, kelle jaoks reis, kelle jaoks mingi lühike sõit, minu jaoks reis. Siis praegu on suur tuba asju täis, mida ma pean organiseerima hakkama, koristama, rovenituba koristada. Siis ma filmisin endal selle Halloweeni video. Paneme pillid kokku, lõpetame selle jama ära Halloweeni jaoks. Kas te tahate mu suurt tuba ka praegu vaadata või? Let's go. Need asjad on mul vaja kokku panna. Ma pean selle jama ära siin sorteerima ja koristama. Ja siis hommikul ma mõtlesin, ma hakkan kohe koristama, aga ma tundsin, et ma vajan aega endale. Seega ma võtsin endale kohvi ja vaatasin Armastuse saart. See on üks minu lemmikseriaalidest, mida ma vaatan. Ja teine on siis Minu kodu on parim. See on see ehitussaade, kus nad ehitavad. Et need on 2 sellist saadet, mida ma vaatan ja mis mulle tõesti meeldivad. Kui ma oleksin 20-ndates, mis iganes, praegusel ajal, kus tehakse tõsielusaateid, ma läheksin nagu hea meelega. Kui sa oled noor, vaba, vallatu, mis iganes, sa tahad midagi väga teha, siis tee seda. Jumala eest tee seda. Sellepärast, kui sa oled juba minu vanuses, siis sa mõtled, et pekki, ma poleks pidanud teisi kuulama, ma oleks pidanud tegema seda, mida mina tahan. Ja ma soovitan ka hästi palju reisida, avastada, käia igal pool. Sellepärast, kui sa lapsed saad, siis sul pole selle jaoks aega enam. Okei, sa võid lastega minna, aga see pole see. Selles suhtes mina olen ka käinud, omad reisimised ära teinud, maailma avastanud ja ma reaalselt tahan siin Eestis praegu elada. Mul ei ole seda tunnet, et ma tahan kuskile maailma minna avastama. Et minu jaoks see on nagu juba tehtud ja ma olen selle üle väga tänulik, et ma sain reisida, elada teistes riikides ja vaadata, kuidas seal olukord on. Aga jah, ma tunnen Eestis ennast väga hästi ja ma tahan siin elada. Et ja, proovige, käige, katsetage, jumala eest, pakige kotid kokku ja minge, et mida te passite siin Eestis, nagu mina ei saa tõesti aru. Et kui Roven Camilla ka suureks kasvavad, oleneb, kuidas see olukord maailmas on, mis iganes, aga jumala eest minge, avastage maailma ja siis tulge tagasi emme juurde koju. Okei, aga aitab lobast, et ma teen videosid veel, et järgmine kord siis lobiseme edasi. Et jah. Davai, tšau, varsti näeme siis, tšau, paka.